Tere, head vaatajad, vaatama taas saadet Raudsaare dialoogid. Oleme otse-eetris siit Postimehe majast ja mul on väga hea meel, et minu tänane külaline on Kai Brauer. Tere! Tere! Kes on teise maailmasõja kangelase Paul Maitla tütar ja sellest kõigest me ka kohe räägime. Aga ma alustaksin hoopis tänapäevasema küsimusega, mis on siin Facebookis inimesi juba mõnda aega huvitanud ja tekitanud kõneainet. Nimelt me kuulsime seda, et mis on täiesti üllatav minule, ma ei oleks kunagi uskunud, et ma niisugust asja loen, et Müürilehes me saime lugeda, et üks noormees on, kes õpib riigiteadust, teinud marksistliku lugemisringi. Ja see artikkel, mis seal Müürilehes oli siis avaldatud, kandis pealkirja Ära ehmu, räägime Marxist. Mis tundeid see tekitab? Inimesest, kes on näinud nagu marksismi praktilisest küljest. Ausalt öelda ei tekita see mul mingeid tundeid, sest ma ei ole ei Facebookis ega kuskil mujal seda näinud. Ja kui keegi tahab mingeid ringikesi teha, no võib teha ju igasuguseid. Kas mingeid näputöö või puutöö või marksismi uurimise ringikesi. Ja mina ei ole Marxi lugenud ega uurinud. Aga mul oli kirikuõpetajast vanaisa, kes hoidis ennast asjadega kursis ja temal olid 2 suurt paksu Lenini valitud teosed. Ja neid ma vahetevahel lugesin. Või tähendab vajalikeks eksamiteks. Ja sealt on nii mõndagi tarka lugeda. Näiteks mul ei lähe meelest see ilus lause, kus Lenin mingisuguses oma tekstis ütleb, et ja muulane sipleb suurvenelaste šovinismis nii nagu kärpesämbriku võrgus. No öeldakse ju niimoodi, et tilk tõrva võib rikkuda terve meepoti, aga vastupidi, igas tõrvapotis võib olla tõepoolest ka alati meetilkasid, kui me need üles leiame. Aga sellega, kui niisugune ringike tehti, no las nad teevad, las nad uurivad Marxi, kui nad tahavad. No ja vaevalt, et sealt midagi väga uut välja tuleb, aga mis mind hämmastab on, et miks peab Eesti riik selle eest maksma, kui Müürileht ilmub. Kas seda rahastab Eesti riik? Ei, mitte ringi, aga Müürileht, kus ilmus see artikkel, saab ju raha Eesti riigilt, meilt maksumaksjatelt. No vaat see paneb mind küll imestama. Seal samas ma mainiksin niisuguse asja üldse teemasse mitte puutuva asja. Mitte eile, vaid üleeile oli Anna Haava sünnipäev. Jah. No minul mängib Vikerraadio kogu aeg ja pärast Aktuaalset kaamerat või umbes selle kandis hakkab mängima ETV. Ma ei kuulnud piiksugi seal sellest, et Anna Haavast oleks juttu olnud. Me oma kultuuri suurkujud matame maha ja uurime marksismi, jah? Niimoodi või? Asju tuleb meelde tuletada regulaarselt ja kui mina oli poiss, aga see oli tõesti nõukogude aja lõpul, kus marksismist räägiti kogu aeg igal pool. See ei olnud üldse probleem, et me ei oleks teadnud, kes on Karl Marx. Et minul isiklikult on selle vastu küll täielik tülgastus ja küllastumus. Aga meil oli ka lugemisring. Ja mida me lugesime? Me lugesime teise maailmasõja eelseid raamatuid, nii palju, kui need oli võimalik kuskilt kätte saada. Ajalooraamatuid, vaatasime, missugune oli Eesti Vabariigi piir enne teist maailmasõda. See oli väga huvitav. Loomulikult ma saan mingis mõttes ka nendest marksismi uurijatest aru, et ühe sõbraga me arutasime seda teemat, et see on niisugune mässuline tegevus natuke rebel, et nad ei tea sellest mitte midagi ja kogu, ütleme, see elu, kus me siin elame, tundub väga turvaline, võib tunduda kummaline, et ma nii ütlen, aga ma tõesti arvan, et marksismi uurimine on võimalik ainult turvalises ühiskonnas, mitte marksistlikus ühiskonnas endas. Seal on nagu ellujäämisküsimused, mille juurde me kohe tuleme. Ma ei oska selle kohta tõesti muud öelda kui seda, et siiski riigi poolt rahastatav ajakirjandus, see osa, tähendab seda, mida riik rahastab, seal peaks natuke mõtlema, mida avaldada. Aga kui ringikesi tahetakse teha, no jumal, ringikesi võib igasuguseid teha. No nii, aga me oleme mõlemad näinud nõukogude aega, mina küll oluliselt vähem. Ja kogu seda rõõmu jutumärkides, mida see aeg meile pakkus. Ja kui me nüüd läheme tagasi teise maailmasõja järgsesse aega, millest on ju Viivi Luik kirjutanud oma raamatus 7. rahukevad, tõsi, tema kirjutab elust maal, aga see oli väga vaene elu ka linnas.
Vaat selle vaesuse koha pealt mina ütlen niimoodi, et no mina olen näinud Nõukogude aega kogu tema ilus ja hiilguses, kaasa arvatud 40. aastaid küüditamiste eest ära jooksmisi ja seda kõike seda, mida teie vanused ei ole näinud. Teie nägite siis, kui poes ei olnud suitsuvorsti ja see oli draama. Aga selle sõjajärgse vaesusega on niisugune lugu, et kõik olid vaesed. Ja meil ei vähemalt minu ajal ja minu nooruses ma ei mäleta, et oleks probleemi olnud sellega, et kes ei ole vaene, kes on vaene. Nagu olid üldse muud mured elus. Aga muidugi, kui tänapäevaga võrrelda, siis jah. Aga kas see on kõige olulisem? No kindlasti mitte. Kuid toona olid ju ellujäämise mured, just nimelt see küüditamise teema. Ja ma kuulasin Anti Poolametsa vestlust sel teemal, et mis mind pani mõtlema, et toona inimesed rääkisid väga vähe. Ja ainult seda, mida hädavajalikult oli tarvis öelda. Et seal teie majas allkorrusel elas üks vanem mees, kes siis tuli, lasi uksekella ja ütles emale, et proua, et täna on ilus ilm jalutamiseks. Ja see oli vist kõik. Ehk ta andis märku, et mõistlik oleks kodust ära minna, kuna tulevad mingid tegelased, kes hakkavad teid kinni võtma. Ja ma mäletan isegi oma lapsepõlvest. Kellelegi ma seda rääkisin, aga ma ei mäleta täpselt praegu, kas see ei olnud mitte Maalehes. Et mul oli järjekordne keskkõrvapõletik, mida ma lapsena väga usinalt põdesin ja paras palavik ja nii edasi. Ja igal juhul ema võttis mu voodist üles, pani riidesse ja me sumpasime niimoodi niisuguses parajas lumelobjakas mööda Tallinna tänavaid ja parke hommikuni. Ja ma olin väga kuri oma ema peale. Oi kui kuri ma olin. Ma lubasin kõik ise ära kaevata. Ja emast hakkas mul kahju alles siis, kui mul endal laps oli. Kui ma sain aru, mis võis tähendada ühele emale võtta oma palavikus haige laps ja minna temaga mööda niisugust lobjakast linna kõndima. Teie perekond uskus siis, et isa on elus veel? No ema uskus seda kuni 68. aastani minu arvates. Kuigi ta ükskord või mõnikord pillas niisuguse lause, et kui isa oleks elus, siis meie oleksime Siberis. Aga 68. aastal tuli minu vanatädi oma õe-venna juurest, käis külas Ameerikas ja tuli sealt tagasi võitlejast välja lõigatud niisuguse artikliga, kus see oli 1960. aasta võitleja, kus sõber Karl mälestab Paul Maitlat. No siis me saime faktiliselt teada esimest korda, et teda ei ole. Kuni sinnamaani oli nii, et teadmata kadunud. No, teie isa Paul Maitla oli üks 4 eestlasest, kes sai väga kõrge autasu teises maailmasõjas rüütleristi kõrgema järgu. Seda ei saanud mitte igaüks. Loomulikult ütleme, et need mehed, kes seal võitlesid ikkagi Eesti eest. Selle ta teenis välja Eesti eest, selle autasu. Ja ta lasti maha tšehhide poolt rahu esimesel päeval, teadaolevalt. 45. aastal tšehhid olid muidugi seal sakslaste peale väga tigedad ja nad ei hakanud väga enam uurima, kes on see mees saksa vormis. On ta sakslane või eestlane või keegi muu. Ja seal olid ka muidugi need tšehhi kommunistid. Ma vahele ei saa muidugi ütlemata jätta ühte hämmastavat lugu, mida ma lugesin hiljaaegu. Slavoj Žižek, tuleme jälle korraks marksismi juurde tagasi. Slavoj Žižek on üks tuntud marksist sealt Tšehhoslovakkiast, ta on küll slovakk, ta ei ole tšehh ja ta kirjeldab seda Praha kevade mahasurumise hetke. No Vene tankid olid Prahas ja seal nõuti vabadust 68. aastal. Ja ta leidis keskväljakul ühe kohviku, mis oli avatud. Ta istus seal, ta sõi maasikakooki, vaatas aknast välja, kuidas seal tankid maha suruvad meeleavaldusi ja ütles, et see vaatepilt oli täiuslik. See vapustas mind see ütlus. Kuna tema jaoks oli oluline see, et ei toimuks tagasipöördumist kapitalismi, see tuleb välja juurida, nagu ta toona kirjeldas seda asja. No nii. Mina ei ole seda lugenud, aga ma töötasin aastaid koos ühe mehega, kes oli Vene sõjaväega seal samas Prahas. Ja minu
üks kursusekaaslane oli ehitusmalevaga samal ajal seal. Prahas ka? Ei, ta oli ühes väikelinnas. Aga Tšehhis? Tšehhis. Ja ta ütles siis seda, et ühesõnaga see tuli nii äkki, et nemad läksid õhtul kuskile restorani või kohvikusse pidu pidama. Ja kui sealt välja tulid, siis avastasid, et tänavad on Vene tanke täis. Aga ütles, et tähendab üldiselt on palju ei rääkinud, sest nagu ma võin valesti mäletada, aga nende käest vist võeti allkirjad, et nad ei räägi sellest. Ühesõnaga, see Neiu rääkis tolle ja seda, et tema jaoks olid Vene tankideks, aga Moskva tudengid, kes seal olid, et need olid tema jaoks kõige suurem üllatus. Sellepärast, et need olid niisuguse näoga, nagu nad oleks kuu pealt kukkunud. Nad ei rääkinud ühtegi sõna, ei öelnud tere teed ja aega, käisid ringi nii kui mingisuguses narko või muus uimas. Nad ei saanud üldse aru, mis toimub. Nende jaoks oli see täielik šokk. Sellepärast, et vaadake 60. aastad. No ma võin rääkida isegi oma ülikooli ajast. Olid minu arvates suhteliselt kõige vabamad ajad. Nõukogude Liidus. Nõukogude Liidus, jah. Sest näiteks mina ei ole ülikoolis teinud ühtegi vene keele eksamit ega arvestust. Sest sattusin siis algul Tartu Ülikoolis ja pärast Pedas? Ei, pärast Tipis. Tipis, jah. Ja ma ei ole kummastki, meil ei olnud niisugust ainet nagu vene keel. Ei arvestuse ei eksami tasemel. Ma olen kuulnud, et hiljem tuli see kõik tagasi. No aga aine, ma saan aru, oli ju vist ka keemia. Äkki seal ei olnudki seda vene keelt nii väga vaja? Keemia on ju keemia. No, meist eelnevatel kursustel oli kõikidel. Olid nad siis keemikud või mitte keemikud või olid nad tohtrid või ükspuha, kes vene keel oli igal juhul sees. Ma ei tea, kas see oli arvestuse tasemel või eksami tasemel. Ja Tipis oli ka, varem oli ja hiljem oli. Aga mingisugune see 63, 64, 65, võt siis oli aeg, kus meie kõrgemad koolid enam vene keelt ei õpetanud või ei nõudnud selle oskamist. Nii et ma ütlen, et 60. aastad olid suhteliselt vabameelsed võrreldes sellega, mis oli, oli nagu öö ja päev. Ja pärastine, mis läks tunduvalt suuremaks venestamiseks. No ja rahvaloendusel tuli ju välja, et üks väheseid kohti, kus on vene keele oskus langenud Nõukogude Liidus, on Eesti NSV. Kus inimesed ka poolvihaga kirjutasid, et nad ei oska vene keelt ja mis siis juhtus, tuligi see kuulus Karl Vaino venestamine 80. ja järgnevatel aastatel. No ma ei tea, millal see Ella Gretškina tuli, ta tegeles ka usinalt. Toonane haridusminister. Jah, toonane haridusminister. Ja täiesti mäletan teda televisioonist. Aga 68 aasta, jah, ilmselt ta oli ka Moskvas nagu vabam. Ja ilmselt nendele tudengitele ei mahtunud pähe, et nende riik on kuskil nii-öelda teise riiki sisse tungija ja mitte vabastaja, vaid sisse tungija. Need olevad ikka täiesti juhmistunud olnud. Nii ma kuulsin. No eks samasugune juhmistumine tabas ikkagi marksiste Lääne-Euroopas, kui siin Nõukogude Liit näitas oma tegelikku palet. Nii Tšehhoslovakkias kui hiljemgi, me võime siin rääkida ka Afganistani sõjast ja nad pidid kuidagi välja mõtlema. Neil tekkis selline vastuolu, nagu kognitiivne dissonants, et kuidas seletada seda, et asi, mida me oleme uskunud, mis on nii hea, on korraga tegelikkuses nii halb. Aga seda meie, kes me siin ju seespool raudset eesriiet elasime, kõik väga hästi teadsime. Vaadake, mina ei ole läänemaailma marksistidega eriti kokku puutunud. Aga ma väga kahtlen, et nad praegu rohkem asjast aru saavad, sest üks tõeline marksist on tõeline marksist ja Jaan Rannapil on üks ilus raamat, Agu Sihvka annab aru, kus Agu Sihvka ütleb, et kui inimesel on kindel maailmavaade, siis tal ei loe mitte üks tonks see, mida oma silm näitab. Jaa, see on hästi öeldud, aga nüüd enne kui me lähemegi selle teise maailmasõja ja ka praeguse Eesti aja juurde tagasi, üks küsimus veel, mida ma tahan küsida, mida ma ei ole suutnud enese jaoks kuidagi vastata. Ma mõtlesin, et ma elutarga inimese käest küsin, et aga kust meil need marksistid tekivad noorema põlvkonna seast? On mingisugune võimalik hüpotees meil siin sõnastada? Ei ole kohanud ühtegi noorema põlvkonna marksisti. Ma ei tea sellele küsimusele vastata. Sest me oleme seda ju kogenud siin, vanem põlvkond teab, mis see on. Võib-olla ei osata siis oma elukogemust edasi anda või
ei olegi need päris marksistid, et see on lihtsalt moevool. Et ma ostan Che Guevara pildiga T-särgi ja tundub, et see on lahe asi. Vaat see võib tõesti olla moevool, sellepärast et üldiselt no mõtleme ennast sinna 20-teismeliste lõppu ja 20-liste algusesse. Me allume kõik selles vanuses väga palju siiski ajupesule ja moevoolule, kui ei ole mingisugust põhimõttelist vastuolu. Minul oli põhimõtteline no meil oli see vastuolu olemas, ega ajupesu ma mäletan tõepoolest, meil oli... Meil? Jah. Tähendab, teie olete generatsioon noorem. Ja, aga siiski see ajupesu oli olemas. Ja, aga meil oli teine taust. Aga kui see praegu tuleb läänest, eks ole, see ajupesu, siis see on ju midagi head ja suurt. Meil tuli idast, millel me olime juba, ma ütleksin, iga ihurakuga vastu. No nii, aga räägimegi nüüd teisest maailmasõjast, räägime teise maailmasõja mälestamisest Eestis. Ja mina arvan, et Eesti riik ei ole teinud piisavalt, et mälestada neid, kes teises maailmasõjas vastu hakkasid Punaarmeele. Ma korrigeeriks, mitte piisavalt, vaid Eesti riik ei ole üldse midagi teinud selleks. No natuke raha ju anti seal Sinimägede memoriaali jaoks. Ma ei tea küll täpselt kui palju, aga natuke. Natuke vist kunagi ammu natuke anti. Sest praegu isegi rääkisin siin mõned nädalad või isegi kuu aega tagasi oli Tiit Põdraga juttu sellest. Ja nemad, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, sai riigi raha läbi Kaitseliidu. Aga viimased aastad on ta saanud aastas 2000 eurot aastas. No sellest mõned pärjad saab osta, ma arvan. Sellest saab mõned pärjad osta ja sellest mõni mees selle rahaga peab noortele mingisugust isamaalist õpetust, kasvatust ja õpetust. Näiteks Tiit Põder oma lapsi sealt Vestholmi gümnaasiumist. Tavaliselt nad käivad mitte Sinimägedes, vaid seal Väike-Maarja külje all. Porkuni või? Porkuni. Seal oli suur lahing. Jah. Porkuni lahingulus on nad olnud seal ja no, niimoodi nii, et ei, minu arvates ei ole Eesti riik sellega kunagi tegelenud. Aga miks? Küsisin seda kunagi ühe meie hulgast juba lahkunud riigikogulase käest. Ta silmad suureks, vaatas mind niimoodi ülevalt alla ja ütles, aga lääs ei mõista meid. Mina siis julgesin talle väita, et see on teie tegemata töö läänes. Ja võt see sama hirm. No mina olen niivõrd suur ketser. Ma küll kõiki umbluu jutte ei usu, aga vahetama mul tekivad väga ketserlikud mõtted. Ma küsiks, et kes tõmbab Eestis niisugustes küsimustes niite? Kas USA saatkond või veel keegi teine? Näiteks see, kui no siis ma tundsin, et mul pererõhk isegi vist natuke hakkas tõusma. Kui ma lugesin seda, et Viisentali sõprade selts, see on nii nagu Eesti Leegioni sõprade klubi, MTÜ, eks ole, nõudis Kanadas sellelt Mõõkade monumendilt nimede eemaldamist ja need eemaldati. Mis ka eemaldati? Ja need eemaldati, eks ole. Põhjusega, et tegemist oli natsidega, nende väide oli see. No väita võime igaüks, mida me tahame, aga et niisugune riik nagu Kanada ja sealsed olevad eestlased niisugusele asjale alluvad, siis ma küsin, kes tõmbab niite maailmas? Ma arvan, et see ongi tegemata töö ja me peame seda tööd tegema ja ma annan oma väikese panuse praegu. See on see, et tuletame meelde, mis siis 44. aastal juhtus. Juhtus see, et Punaarmee suutis läbi murda rinde Leningradi ümber ja hakkas tagasi Eestisse tulema. 44. aasta veebruaris pidas toonane peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots suurepärase raadiokõne, mida igal pool raadiolevi kahjuks ei olnud. Jüri raadiomaist oli õhku lastud. Aga selle trükkisid ära kõik Eesti suuremad lehed, kus ta ütles umbes nii, et meie vahekord sakslastega korraldatakse tulevikus. Praegu on esmatähtis hoida eemal Punaarmee Eesti territooriumit.
ja selle jutu peale tuli umbes, keegi täpset numbrit ei tea, aga umbes 40 000 meest, kes soovis liituda Saksa armeega, ütlesid jah, meie tahame, et me hoiame Punaarmee Eestist eemal. Miks? Kuna 40. aasta ja 41. aasta repressioonid olid lihtsalt niivõrd hirmsad ja kõik mäletasid neid väga täpselt. Ja kui siin vaataja ei usu seda, siis vaatame, mis toimub Ukrainas praegu, mis on Butšas toimunud ja nii edasi. Ega see käekiri pole muutunud. Nii et selline lagastamine ja lõhkumine ja ka isegi genotsiidi ilmingud võib öelda 40-41, ega toona ei teadnud ju veel Punaarmee, kas nad siia enam kunagi tagasi tulevad. Nii et rakendati põletatud maa taktikat hävituspataljonide poolt, kas või seesama Türi raadiomasti õhku laskmine. No, mis on ainult üks näide. Nii et tulid need 40 000 meest ja rinnet hoiti kinni kuni augustini, kui siis ähvardas rinnet hoopiski Punaarmee tulek lõuna poolt, ega sealt Sinimägedest mitte kunagi läbi ei murtud. Sealt ei murtud läbi, jah. Lõunast murti läbi. Kui palju teie kogu seda ajaloo lugu, millega ju isa oli seotud otseselt, teadsite? Sest ega sellest väga ei räägitud perekonnas, ma olen päris kindel. No otseselt ei räägitud, kaudselt küll, sest vaadake selle rääkimisega tol ajal oli ka niimoodi, et olid väga kindlad kohad, väga kindlad seltskonnad, kus räägiti ja oli ka täpselt teada, et teisel pool välisust nendest juttudest ei räägita. Seda keegi kunagi ei öelnud lastele, aga see oli lihtsalt endast mõistetav. Ja sellest no ega Sinimägedest ka väga palju meie kodus ei räägitud, aga üht-teist siiski räägiti sellepärast, et ega minu emal oli palju muud tegemist, kui hakata mulle ajalugu õpetama. Aga sellest mitte ainult mina, vaid me kõik, vähemalt minu ümbruskonnast lapsed olid kõik sellest mingil määral teadlikud, aga sellest lihtsalt ei räägitud. See on huvitav fenomen, kuidas me millestki teadsime, aga sellest ei räägitud. Et ka ma mainisin siin oma lugemisringi kooliajast, et Sinimägede lahing oli üldiselt teada tuntud ja oli isegi koolikaaslasi, kes käisid seal relvi otsimas, et mingid artefakte, mis on ja ühtest leiti ka toona. Muidugi toona me räägime siin 80. aastatest. Et praegu ammu enam seal midagi ei ole niisugust põldude peal. Aga sellest ei räägitud, kuid me teadsime. Jah. Nii, aga nüüd ega see üldine teadmine oli ju ka ühiskonnas mujal, aga kui ma vaatasin seda sama intervjuud teiega, mille Poolamets tegi, seal oli üks huvitav episood, kuidas tööandja karjus teile ütles, et te julgesite minu juurde tööle tulla. Ja. Aga ta ikkagi jättis teid tööle. See oli laskurkorpuse mees, kes rääkis mulle ka seda lugu, kuidas me liiki ja lukid suure urraga valutama vendi. Aga ta ei lasknud teid lahti ikkagi. Ta jättis teid tööle. Me saime temaga liigagi hästi pärast läbi, sellepärast, et igal asutuse peol vaatas, ta oli pikk mees, Eesti-järgne korvpallur. Aleksandr Illi oli selle mehe nimi. Vaatas niimoodi üle, et see tüdruk tuleb, istub siia minu kõrvale. Ja siis ta rääkis mulle neid Veliki ja Luki ja muid lugusid laskurkorpuse aegadest. Nii, aga mulle tundub, et me peaksime tegema seda tegemata tööd siin edasi ja mitte ainult, ma ei räägi praegu meie vestlusest siin stuudios, vaid koolis. On vaja Eesti ajaloost rohkem rääkida ja julgelt rääkida, nii nagu see oli. Mina mäletan, kui hakati valgeid laike täitma, nagu neid toona öeldi, koolitundides räägiti, see oli veel Nõukogude aja lõpp, räägiti Eesti ajaloost ja see oli väga huvitav. Võib-olla me peaksime rääkima rohkem Eesti ajaloost. Vaadake, mina olen pedagoogikast väga kaugel. Aga millegi pärast nii nagu ei räägita, aga kõik teavad ja tekivad mingid tunded ja arusaamised. Mul on niisugune tunne, et seal 80. lõpus ja ka 90. alguses kõigest sellest räägiti rohkem. Kuidagi nüüd viimase 12 aasta jooksul on see hoopis soikunud ja ära vajunud. Nagu enam üldse ei räägita. Mul on ka niisugune tunne, aga muidugi rääkida on paljudest asjadest ju. Ega toona ja oli... seda, et seda koolides
rääkida. No üldiselt ma olen õpetajate käest, mõne tuttava õpetaja käest küsinud ja nad ütlevad seda, et noh, ajalootundides ja tähendab see osa ajaloost, mida lastele õpetatakse, et Eesti ajalugu moodustab seal mikroskoopilise osa. Et see võetakse nagu enam-vähem paari peatükiga kokku ja kogu lugu. No jaa, aga lõppude lõpuks... Aga selles suhtes, noh, minul on etteheiteid ka meediale. Aga siin me praegu oleme, teeme neid. Aga vaadake, millega tegeleb televisioon. Eks ole, kas seal räägitakse, kui palju seal räägitakse? Näiteks isegi Sinimägede üritusest Aktuaalses kaameras moka otsast mainiti, et toimus. See on õige märkus. Aga mitte keegi ei ütle enne selle toimumist. Ei tule kuskilt läbi see, et sel ja sel päeval, sel ja sel kellaajal toimub seal mingi üritus. Ma olen vaadanud selle pilguga. See on lühiklipp, mida Aktuaalne kaamera näitab. Ei ole nüüd niimoodi, et tuleks seal reporter koha peal, tehakse lülitusi. Ei, see on muude uudiste vahel. Kohalolijatega. Ja, Meil on ju veel elus praegu isegi veterane. Mitte küll palju. No üks on kindlasti ühte, ma tean, minu notori isa. Jah. Aga omal ajal, kui me läheme 30 aastat tagasi, kui Eesti Vabariik taastati, siis oli neid mehi ju veel üksjagu. No seal oli ikka nii palju mehi, et nad olid ka Eesti Vabariigi kaitseväe mundrites. Ja nende auastmed taastati ja nii edasi. See oli kõik algusaeg, aga nüüd neid kahjuks enam ei ole. Nüüd nad on ikka... Ma oletan, et see oli Einselni ajal, kui Einseln oli kaitseväe juhataja, et siis taastati need auastmed. Võib-olla, ma ei tea neid. Ma millegi pärast arvan nii. See võib küll olla. Jah. Nii. Ja siis... See oli juba enne Einselni. Aha. Ja sellepärast, et ma mäletan ka mõningate mundrismeeste kriitikat Einselni suhtes. Aga see ei puutu praegu asjasse. Nii, aga siis hakkasid ju need kokkutulekud seal Sinimägedel. Ja hakkas ka memoriaali loomine tasapisi ja eraannetuste toel suuresti. Vist küll, jah. Vaadake, ega ma nüüd iga aasta ei ole ka seal olnud. Sellepärast sinna minek on tükk tööd ja teine asi on see, et seal on alati millegipärast nendel päevadel on kohutavalt palav ja päike paistab. No see on nende murdelahingute, kui seal prooviti läbi tungida Punaarmee poolt päevadel juuli lõpp. Jah. Tavaliselt ikka see juuli lõpp, südasuvi on selline palav aeg. Ja mina olen üks neid, kes palavust ei kannata. Nii et seekord sellepärast mind ka sinna politseibussi ei viidud, sellepärast, et ma istusin puu all ja nad ei leidnud mind üles. Me räägime nüüd sellest suvest, eks ole. Me räägime sellest, kui oli seal hetk, kui hümni mängiti ja siis tuli kohale, ma saan aru, Märuli politsei, vähemalt nad olid väga hambuni relvastatud ja hakkasid inimesi bussi toppima. Ja mul oli hea meel lugeda, et meie siseminister Lauri Läänemets vabandas nüüd nende inimeste ees ja ütles, et tõepoolest, et kui ikkagi hümni mängitakse, siis ei tohi kedagi bussi toppida. Millest ma sain aru, et järelikult võib need bussi toppida peale hümni mängimist. Kas enne või peale, jah? Ja. Seda vabanduskirja ma nägin ka, jah. See oli nii pealiskaudne. Nii, aga mis see põhjus oli? Ma saan aru, et sümboolikat toodi seal põhjuseks, aga seal ei olnud ju sellist sümboolikat, mida oleks võinud nagu kuidagi taunida. Vaata, mina seal all bussis ei käinud, sest mina keeldusin sinna minemast. No minule järele tuldi üldse hiljem, sest ma ütlesin, et kes tahab minuga rääkida, tulgu üles. Mingi puu all ju istusite? Ma istusin puu all päiksevarjus. Ja. Aga kus nad siis üldse üles leidsid teid? No siis ma tulin puu alt välja. Ahah. Et tulin välja, sest ma nägin, et meie mehed seal meie omad seal midagi kogunesid ja õiendasid, aga nemad olid juba jõudnud mäe alt üles tagasi. Ja siis hakkasid politseinikud nägid siis, et üks on veel ja siis hakkasid mind uuesti sinna alla tahtma. Mina küll ütlesin, et mina oma aastatega mitu korda ei roni siit mäest üles ka alla, et kes tahab rääkida, tulgu ja rääkigu. Noh, sellest episoodist Katrin Lustku uurijas on päris põhjalikult rääkinud. Ma ei pea seda kõike üle rääkima, aga mis mind hämmastab, on ikkagi see, et ühelt poolt Eesti riik peaks tegema kõik, et nende meeste mälestust jäädvustada, aga samal ajal nagu teise käega nüüd me kuidagi nagu jätame mulje, et midagi oleks nagu valesti ja viltu ja need on kuidagi imelikud ja noh, midagi oleks nagu valesti kogu selle asja. See politsei kõige sellega, kui te pildi pealt vaatate, mis neil kõik ümber on riputatud. Ja kui seda veel mõni erivahendid, eks ole. Politseis töötanud mees kommenteerib, siis ma ütleks, et
ma ei süüdista neid politseinikke. Nemad olid need kõige väiksemad vennad, kellele anti käskätte. Aga stsenaarium oli kirjutatud umbes niimoodi, et seal peab tekkima mingi märul või mingisugune niisugune asi, et mida näidata. Ja aga see kukkus lihtsalt läbi. Sellepärast, et ma ei usu mitte ühe kopika eest, et need politseinikud tulid üles oma vabast tahtest, hakkasid kokku korjama inimesi, kelle särgil olevaid märke nad isegi ei teadnud, mis need on. Mis need olid? No see kõige suurem pahandus tekkis selle pealuu ümber, nagu ma tagantjärele kuulsin meeste käest. Muide, Scouts-pataljonil on ka pealuu. Minu teada Kuperjanovil on pealuu. Jah, Kuperjanovil eksisin. Nii et ja siis seal all hakkas siis hirmus otsimine ja ühesõnaga kogu seda on Katrin Lusti saates väga hästi kuulda, ma ei hakka seda refereerima. Aga et niisugune asi üldse toimuda sai, minu arvates see ei olnud mitte nende noorte politseinike, kes sinna mäe peale saadeti, see ei olnud nende väljamõeldis. See, ma arvan, et see kuskilt juhend selleks tuli kuskilt mujalt. Ma olen selle üle palju mõelnud. Muide, kas või see, kuidas nad välja nägid, milline varustus neil oli. See ei olnud selleks, et ühele rahumeelsele üritusele politsei tuleb igaks juhuks kohale, eks ole, et hoiab korda. Nagu see dialoogi politsei, eks ole, tuleb kohale, et vestlema, vaid eesmärk oli suruda maha rahutusi, niisugune mulje jääb. Ma olen selle üle väga palju mõelnud, et miks on selline suhtumine, et me nagu häbeneme siiamaani mingisuguseid episoode Eesti ajaloost. Ja see häbi nagu suureneb ajas. Kuigi siin ei ole mitte midagi häbeneda. Sest minu arvates see, kes sõdib oma kodu eest, oma vabaduse eest, teeb õiget asja. See on see, et meie poliitikud on jätnud 30 aastat läänes oma töö tegemata, et selgitada seal meie olukorda tol ajal ja meie olukorda ka praegu. Isegi Ukraina sõda ei ole neid üles saratanud. Nende lihtsalt on see, et lääs ei mõista, lääs ütleb nii, sest et vaadake Hollandil, Belgia, need ka väikeriigid, nende suhtumine sellesse Saksamaassa on hoopis teine ja nende olukord oli ka hoopis teine, eks ole. Aga et meie poliitikud siiamaani ei ole võtnud endale vaevaks teha läänes selgeks, mis oli Baltikumi olukord. See on nende tegemata töö. Ja nüüd on niimoodi, eks ole, et nad ei julgeta seda Eesti ajalugu esile tuua, sellepärast, et äkki läänes keegi paneb pahaks. No ma arvan ise nii, et Ukraina sõda on andnud meile väga hea võimaluse, kui nii tohib öelda, seda selgitustööd seda praegu oleks vaja pidanud kasutama kogu selle aja, see on juba mitu aastat kestnud. Ma kardan, et see veel natuke kestab edasi. Ma loodan, et mitte kaua, aga see võib juhtuda, et ta kestab edasi. Me saame seda võimalust kasutada. Aga keda te näete meie poliitikutest, kes hakkaks selle taustal ka Baltikumi ajalugu selgitama? No meil on ju terve suur diplomaatiline korpus, kelle võiks tööle panna. Võiks. Kas teie panete? Mul pole neid hoobasid. Vaadake, minusugusel tädi Maalil Kapa külast, eks ole, on veel vähem neid hoobasid. Aga me saame sellest rääkida praegu. Ja me see on meie rääkida. See on see ainuke. Just. Me saame sellest rääkida. Aga ametlikult poliitikud ei ole, see on aastakümnete pikkune tegemata töö. Ja nüüd ma tulen korraks Ukraina teema juurde, et ka siis, kui Putin ründas Ukrainat, ma vaatasin tema kõnet ja ma kuulasin tema järgmisi väljaütlemisi, räägiti Ukraina denatsifitseerimisest. Tähendab, see on see kaart, mida Vene imperialismil on peale teist maailmasõda olnud kogu aeg tore välja tõmmata ja näidata lääne suunas. Et nad arvavad, et see mõjub ja ega teatud kahtlused ja kõhklused olid ausalt öeldes Ukraina suunal ka alguses ikkagi läänel, et äkki seal ongi natse. Nii nagu Eesti suunas. Ja siin tuleb asju seletada ja näidata, mis tegelikult toimub. Ja sellega on ukrainlased kogu aeg tegelenud. Need lõpmatud delegatsioonid, kes on käinud kohal, kellel on näidatud Butšas toimunud, oma silm on kuningas, öeldakse selle peale, mis viibki mu mõtte sellele, ma nüüd natuke vahetan teemat, tulen Eestisse tagasi, et
meil peavad olema näitlikud vahendid, mida külalistele näidata, meil peavad olema head väljapanekud, aga meil on okupatsioonimuuseum, vabandust, seda nimetatakse nüüd Vabamuks, mis minu meelest ei ole oma potentsiaali täielikult selles kontekstis täitnud. Eraannetusega see asi tehti, suurepärane asi. Aga mulle tundub, et me võiksime oma sellise näitlike abivahendite pargi üle vaadata, mida me saame näidata, kui tulevad välisdiplomaadid, mida juudid teevad. Nad viivad alati väliskülalised, näidatakse holokausti muuseumis, räägitakse kogu seda juttu. Nad teevad suurepäraselt oma ajaloo selgitamise tööd. Ja ma arvan, et see on midagi, mida me võiksime neilt õppida. Seda olen ma kogu aeg öelnud, et juutidelt tuleks õppida. Just. Aga no meil see Vabamu algas ta küll päris ilusti. Aga siin, kui ta Vabamuks muutus, siis ta läks natuke imelikuks. Aga minu arvates... Aga mis mõttes imelikuks? Ma olen nõus põhimõtteliselt. Aga no need näitused, mis seal on olnud, seal on igasugused imelikke näitusid olnud. Okei, me ei pea isegi detaili minema, aga ütleme niimoodi, me ei pea rääkima... Ta ei täida oma ülesannet. Me ei pea isegi rääkima sellest, mis on ülearune, aga minu meelest on sealt üht-teist puudu. Ja puudu on just nimelt see Eesti ajaloo visualiseerimine viisil, et me saaksime sinna tuua väliskülalisi ja 5 minutiga neile puust ja punasest selgeks teha, mis siin juhtus. Mis juhtus aastal 40, mis juhtus aastal 44 ja mismoodi Eesti vabaks sai. See ka on väga tore asi. Et siin ei ole natse, neid ei ole mõtet otsida. Ei ole, jah. Aga no, teate, see natsi teema on niisugune, et minu arvates see on, kui inimene midagi öelda ei oska ja kui ta mingeid põhjendusi, arukaid põhjendusi ei leia, siis ta ütleb, eks ole, ma räägin praegu sellest suurvene šovinistist. Siis tal on 2 sõna, nats ja fašist, eks ole. Sellega on asi otsustatud, kõik on paika pandud. Aga ja millegipärast meie kardame neid sõnu nagu kurat kukelaulu. Huvitav, kas sellepärast Lihula ausammas konfiskeeriti? Nüüd on tulnud tema teine tulemine ja mõlemal korral on juhtunud imelikke asju, et ükskord oli ööpimeduses, kui ta maha võeti ja ära viidi ja nüüd teine kord võeti ta transport autolt maha, mille kohta öeldakse ka, juristid ütlevad, et ei olnud ju õieti ühtegi põhjust. Ja tegelikult see on omaniku vara konfiskeerimine, mis on uskumatu õigusriigis. Teda polnud ju eksponeeritudki veel kusagil, teda viidi punktist A punkti B. Teate, kui ma hakkan oma arvamust siin avaldama, siis me oleme otse saates, ma ütlen igaks juhuks. Ma ütlen ka seda, ma tean seda. Siis me võime minna väga libedale jääle. Nii. Sest minul on ikkagi see küsimus, et kuidas teati, et see sammas on auto peal ja selles geograafilises kohas? No meil on olemas ju jälgimisseadmed põhimõtteliselt igal ühel. Meid pole vaja jälgida, me oleme otse-eetris. Aga kas meil on ametlikult tunnistatud, et on telefone, mida jälgitakse? On keegi kuskil seda öelnud? No siin on mitmed kohtuprotsessid olnud, kus on räägitud sideandmete kogumisest. No seal räägitakse tavaliselt narkotiileritest. No seda küll ka, aga me teame seda, mis on fakt, mis on leidnud kinnitust, et sideandmeid kogutakse suures mahus. Järelikult need on võimalik kasutada, kui need kogutakse suures mahus. Me ei saa seda välistada. Me nagu öeldi vanasti, et ei kinnita ega lükka ka ümber. No ja mis järeldused, mis teeme? Et need inimesed, kes tahavad Eesti ajaloost rääkida, nii nagu ta tegelikult oli, on väga ohtlikud. Minu meelest me peaksime mõtlema marksistliku lugemisringi tegemisele kattevarjuna ja tegelikult rääkima seal Eesti ajaloost, kuna elu näitab, et marksistliku on ju hea mõte. See on suurepärane mõte. Kuna siis saab isegi raha veel riigilt selle asja jaoks. Ma mõtlen küll mitte ringi jaoks, aga nii-öelda teemakajastuseks. Teemakajastuseks ja esinejate kutsumiseks. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, mida me võiksime soovitada nendele, kes meid juhtuvad otsustajatest kuulama, ühte asja me juba soovitasime rääkida Eesti ajaloost otse ja ausalt ka väliskülalistele. Aga kui me nüüd mõtleme Eestis sees, mõtleme selle sama Sinimägede mälestusmärgi peale, mõtleme kooliprogrammide peale, mida me võiksime siin soovitada näiteks haridusministeeriumile?
30. aastatel oli ju väga tähtis Eesti ajaloo jäädvustamine, ilmus hulgaliselt kirjandust. Teate, minu arvates me peaksime kõigepealt lõpetama selle propageerimise, et me peame, et kõik hea, mis tuleb ja me peame igas asjas kuulama seda, mis läänest meile ette kirjutatakse ja me peame selle järel ennast joonduma. Me peame tegema, väärtustama eestlust. Me peame väärtustama Eesti maad, Eesti riiki, ma ei räägi valitsusest, ma räägin riigist, sest Eesti riik, see oleme meie. Ja me peame väärtustama eestlaseks olemist. Mitte seda, et me siin kogu aeg reklaamime, et küll on tublid kõik need, kes siit ka praegusel ajal kuskil on jalga lasknud ja seal haljale oksale jõudnud või mitte. Me ei räägi nendest, kes haljale oksale ei ole jõudnud ja on koju tagasi tulnud lonta. Eks ole, me kogu aeg meie, ma räägin avalikust meediast, mille reatarbija olen mina. Ja seal eelmisel Eesti ajal ilmselt oli see, seesama, mis me kunagi lausime, et eestlane olla uhke ja hää. Me ei oska enam olla väärikad eestlased. Me püüame olla kõikidele meele järele. Mida nemad arvavad, mismoodi nad mõtlevad, me püüame nende sarnased olla. Aga kuidas olla siis see väärikas eestlane? 60-ndatel ju seda väga osati. Ma olen rääkinud mõne vanema härrasmehega, kes ütlevad, et siis oli see vabariigiaegne mälu veel täiesti alles ja samal ajal olud olid ka natuke vabamad ja see oli see, kuidas seisti vastu venestamisele toona. 60-ndatel. 60-ndatel oli see väga tugev ja minuga need härrad oli ilmselt minu generatsioonist, kellega te rääkinud olete. Vaadake, meie kodud olid kõik Eesti-aegsed, sest meie vanemad olid kasvanud Eesti ajal. Nad olid Eesti-aegsed lapsed, kasvanud Eesti ajal ja selles samas eestluse väärtustamise vaimus. Ja see oli meie kodudes kõigis säilinud. Kultuurikood kui selline. Jah, seda ei tehtud mingi suurte sõnadega ega sellega, aga kogu see ümbruskond, kõik see ja see, mis tuli sealt idast meile sundkorras kaela, seda me lihtsalt ignoreerisime. Näiteks mina käisin keskkoolis niisuguses klassis, kus ei õnnestunud moodustada isegi komsomoli rakukest. Sellepärast terve klassi peale, ma ei tea, kas meil oli üks komnoor või oli 2, aga 3 kokku ei saadud. Kas see nii jäigi lõpuni? See jäi lõpuni niimoodi, kuigi klassijuhataja käis individuaalselt igaühega rääkimas, et kui sa komsomoliks ei lähe, siis sa ülikooli sisse ei saa. Ja meid oli 19 tüdrukut ja me kõik on ülikoolis käinud. Kõik on selle lõpetanud. Jah, sai ikka. Kui inimene jäi väärikaks aga selleks peab olema arusaam, kes sa oled, mida sa teed ja mida sa tahad. Ja võib-olla see on see, mida me nüüd siin saate lõpus saame soovitada oma vaatajatele, et tuleb vaadata iseendasse, aga ma arvan, kuulata ka oma perekonna lugusid. Me peaks õppima väärtustama mitte ainult seda, mida raha eest saab, vaid me peaks õppima väärtustama seda, mida meil ilma rahata käes on. Kas või meie ilus maa, kus ei ole suuri torme, kus ei ole suuri üleujutusi, kus ei ole seda, eks ole. Me peaks väärtustama oma kultuuri. Ma ütlen jälle selle Anna Haava, mille ma ennem ütlesin. See on suurepärane mõte, millega me võime tänase saate lõpetada. Aitäh, Kai Brauer, selle huvitava ja põneva vestluse eest. Niisugune oli meie tänane Raudsaare dialoogide saade. Ma usun, et siit oli põnevat mõtlemisainet kõigile ja ehk siis ka mõnele vastutavale tegelasele. Olge terved, saadetes tuleb, aga ma loodan, et mitte praeguse jutuajamise iseloomu tõttu tuleb väikene paus
kohtume teiega mõne aja pärast taas. Olge terved, kõike head.